Vaadake, see on see, kui nädalavahetuse ajaleht või õigemini aeg selle lugemiseks tekib esmaspäeva hommikul. Kõigepealt paelus mind väga professor Irja Lutsari artikkel ja juba siin ka see eelnev tsitaat või tema siis nii-öelda mõtteavaldus, et suhtlemisoskus on elus isegi tähtsam kui teadmised. See määrab suure osa edukusest. Vapustav naine, võrratud väljaütlemised, kindlasti soovitan. Teine artikkel, miks see ajaleht minuni jõudis ka, on, nagu te näete, Mood kõnnib tänaval, mis toimus siis Silhouette Eesti moepoe ees Pärnus Rüütlis, siis selle on väga oskuslikult artiklisse koondanud Kristiina Herodes koos Marko Telli võrratute fotodega. Mul oli endal au osaleda siis sel korral siis modellina antud sündmusel koos kõigi teiste vapustavate naistega, kes üles astusid kaunistes kleitides, aga ka nendega, kes meile kaasa elasid. Ja selles artiklis tegelikult käsitlebki Kristiina teemat eelkõige sellest vaatenurgast, et iga naine ongi väga ilus. Ja see ilu tuleb tegelikult tema enda seest, mitte kuskilt väljast. Ja sellega ma olen tegelikult 100% päri. Vaadake, sinnamaani, kuni me iseendaga rahu ei sõlmi seespoolt, siis ükskõik, mida me selga paneme või selga ei pane, ei tunne me kunagi ennast hästi. Ja kui me aga suudame leida nagu selle sisemise rahu iseendaga, siis see väline, see lihtsalt tuleb kaasa. Ja ma usun, et nagu need naised, kes siin kõik kohal olid, on ülihea tõestus sellest. Seega, Kristiina, suur aitäh sulle selle artikli eest. Silhouette Eesti moepoe naised, võrratu korraldus, koos korraldusmeeskonnaga ja eriti krapsakad modellid. No teiega oli lihtsalt meeletult vahva seda imelist kogemust ja päeva nautida. Seega soovitan siis kõigil lugeda siis nädalavahetuse Postimeest ja leida üles ilu teis endis.